Tulime siia täna öösel Tallinna vanalinna tänavatele ja mujale, et küsida inimestelt. Pärimus muusika kohta, et kas Tallinnas on reaalne, kas seal on oma koht, mida teha, et vanemad ja nooremad kultuurid kokku saaksid, et see pärimusmuusika leviks? Just, nüüd lähmegi ja vaatame, mis linn meie pakub. Aitäh teile! Kas Tallinnas on kohta pärimusmuusika jaoks? Absoluutselt. Minu meelest on Tallinnas väga palju kohta muusikale üleüldse ja kuna Tallinn ise on selline vana ja ilus ja hingega koht, siis pärimusmuusika, mis on samamoodi vana, ilus ja hingega asi, siis absoluutselt. Ma arvan küll, et tal on kohta jällegi. Muidugi eelkõige, kui öelda pärimusmuusika, tuleb kohe nagu Viljandi ja folk ette. Aga miks mitte mujal? Ma arvan, et pärimusmuusikal on tegelikult igal pool kohta. Kindlasti on, et mida rohkem variante on inimestel, seda parem on. Ja miks mitte, kui me saame praegu näiteks see muusika, mis on praegu kõlab, et miks mitte oleks mingi muu alternatiiv olemas ka. Ma arvan, et kui on olemas inimesed, keda see tõmbab ja kindlasti on, siis kindlasti on olemas ruumid ja kogunemiskohad, kus inimesed kokku tulevad. Mis juhtuks selleks, et tänapäeva noored tunneksid huvi pärimusmuusika vastu ja sooviksid seda õppida? See on raske küsimus. See pisik on meil ikka kuskil hinges sees, et ma arvan, et kui see viia inimesteni, anda võimalus seda proovida, seda praktiseerida, katsetada, siis tekib see armastus selle vastu ja on inimesi, kes sellega rohkem tegelema hakkavad. See oleks kogu nagu pereüritused, nii vanaemad, isad, emad, lapsed, kõik oleks nagu ühel üritusel koos. Võtaks oma tütre kaasa ja selle läbi saab muusikaga tuttavaks. Kaasata lihtsalt inimesi. Ja kui on ööklubi muusika, siis sinna ka kaasata võib-olla päris muusika osa. Mulle nagu ei tundu, et noored oleks sellest kuidagi nagu kõrvale jäänud või nende huvi ei oleks selle vastu jällegi. Aga lihtsalt tõenäoliselt maailmas on nii palju huvitavaid asju jällegi, et igaüks peab leidma selle, millega tegeleda ja ma arvan, et päris palju noori on leidnud ka pärimusmuusika. Võib-olla kui koolis noortele õpetakse natuke rohkem meie tausta ja klassikalise muusika kõrval on ka meie pärimusmuusika sama tähtsa nivoole kantud. Kindlasti see tuleks viia rohkematesse kohtadesse, sest hetkel mina kui inimene, kes ei ole Tallinnast pärit, kes ma olen Paidest pärit ja ma olen tulnud Tallinnasse, siis muud viisi ma ei oleks pärimusmuusika kokku puutunud kui täna oma koolile, kus siis juhatati kõige muu juurde, mida ma olen siis kogenud pärimusmuusikaliselt. Et rohkem reklaami kindlasti, viia see inimesteni ja mulle väga meeldib see Vene tänaval toimub üritus, kus need tantsud, eks ole, pärimusmuusika saatel ja muude asjade saatel, kus kõik toovad oma toidud kohale, eks ole, saate jagada, süüa ja tasuta loomulikult ja kõik on hästi tore. Aitäh sulle! Minu rõõm! Kuidas seda pärimuskultuuri tuua rohkem nagu ühiskonna osaks, et see noored või vanad saaksid omavahel kokku? Südamega. Okei. Aitäh. See on kõik. See kindlasti peaks olema Tallinnas ka. See on nagu ilmselge. Aga lihtsalt inimesed ei ole sellest väga kuulnud, et siis peab seda rohkem levitama. Ma näen selle tegelikult tulevikus nagu täiesti tänavakultuuris nagu täiesti oma kohta. Ja teine asi just see, et Eestile omane selline muusika, et mis nagu puudutab meie juuri ja rahvapärivust, et see oleks meile kõigile nagu väga oluline, et mida nagu jagada ja kuhu kutsuda ka näiteks oma välismaalastest sõpru või terve pere.